Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on teie poolt arvastatud mees. Paljud helistavad mulle ja kiidavad sind, Raivo. Ma annan need kiitus sulle edasi. Raivo Paala, tere tulemast. Tere, Toomas. No, siin on, täna me räägime jälle ühest pangalugudest, et VEB ehk VNES Ökonompank oli NSV Liidu välismajanduspank. Räägi, mis see oli ja mis ta seda sai? Jah, et selle VEB fondiga tahetakse meile kõigile jätta mulje, et sellega olid segased lood. Aga VEB fond ja sellega seotud tehingud, nendes ei olnud mingit segadust, vaid see oli nii-öelda võimuvarjus ja kohtukulli kindla kaitse all meie valitsuskabineti tagatubades lavastatud moodsalt öeldes vääritu diil ehk rahvalikult öeldes, et see oli järjekordse seriaali ahjualuste räpane farss uusuaeg. See Teepondi lugu on tänaseks paljuski ära leierdatud, aga temast püütakse jättagi muljet, et ega seal täpselt aru ei saa. Aga nii nagu sa ütlesid, et ma olen pangas töötanud ja ma olen neid VEB fondi lugusid kuulnud kolmelt panga direktorilt. Kahjuks on nad meie seast ära läinud ja seepärast ka nimesid ei ütle. Ja üks panga päris kõrge juht, ta õnneks elab meie seas, aga kuna ta ei öelnud, et ma võin seda meie omavahelist juttu edasi rääkida, siis ma jätan ka tegelikult tema nime mainimata. Ehk VEB fondi lugu on tegelikult oma põhiolemuselt labane ja moraalitu petuskeem, mille nii-öelda traagelniidid hakkasid juba algusest peale poistele argnema. See tähendab, tegelikult oli juba 21 aastat tagasi. See on siis aastaks 1995. Täiesti ametlikult siililegi selge, et rahva tagant varastati. Ja seda tehti taas järjekordselt ja jälle kümneid miljoneid dollareid varastades. Ja üllatus, et kogu selle räpase nii-öelda püha harastamise ümber see vana karva kasvanud või kikkis vuntsidega rahva üle irvitav kamp. Ehk samad sulid, samad sahkerdajad, sama kasusaajad, ehk nagu siis moeks oli öelda samad saamamehed. See tähendab, Toomas, emotsionaalselt on see tegelikult äärmiselt tülgastav lugu. Et kui ma neid dokumente taas lugesin ka veel täna hommikul, siis kui ma vaatasin ka neid avaldatud lookesi, millega meie nii-öelda eliit püüab siiani seda oma sigadust ümber nimetada, just oleks tegu mingi üleva või ülla võitlusega, mida siis nad õiguse ja õigluse eest raskel lahinguväljal eluohtu seades võitsid. No, tegelikkuses nad tegelikult irvitavad siiamaani kõigi meie üle oma. Sest selle taga oli täiesti tavaline küüniline omakasu. Ja kui sa neid vanu dokumente vaatad, et kuupäevi ja sõnastust üle kontrollida, siis paratamatult mulle meenus mu tütre Katrini väga lihtne, aga see täpne märkus, et ära ole kade. Ja ausõna pole kade ja isegi seda hirmu ei ole. Sest tegelikult nendes lugudes puudub lihtsalt põhjus, et tunda kadedust, sest siin ei ole mitte midagi kadestada. Iseenesest tõsi, et vastab tõele, et vuntsidega poisid ja nende nii-öelda eestlaslikult kavalantsulikud tallalakkujad pappi said.
aga tegelikult nad ju kaotasid kõige selle eest absoluutselt kõik muu. Jah, nad võivad täna ise peegelsaalides oma tänuüritusi korraldada ja kiita isendit taevani ja autasustada teineteist ja üksteist autorahadega, et näiteks, et kõige väärtuslikum siiamaani välja andmata käsitööna vorbitud auraha võiks olla kõrgema astme riigivarga rauast auaristi mädamuna medal. Aga kõigel sellel säral puudub igasugune inimeseks olemise see põhiline väärtus. Ja selles ehk seisnebki kogu selle Peep Bondi loo õppetund ehk kui hõlpsasti meil parketikõlbulikkus õpetab meie valitsejaid. Neid, mis olid ja need, kes tulid, kõik hakkavad ühesugusteks. Et see parketikõlbulikkus õpetab pidama neid küünilisust kainuseks ja omakasu kompetentsiks ja südametunnistuse puudumist tugevuseks. Ja milles on häda, kui nii läheb, siis edasi on kõik juba vormistamise küsimus. Et jah, need inimesed kõik, kes meie tagant ilusti varastasid, ma kasutan otsest sõnapruuki, ei taha keerutada. Et nad väliselt on jäänud tõesti säravalt laitmatuteks aga sisuliselt on nad teinud midagi, mida nad enam ühegi sõna ega tänukirja või ka diplomiga enam tagasi pöörata ei saa. Ja see ongi just see õppetund, ehk see ongi see kaotus, mis minu arvates kaalub üles kõik need varastatud miljonid ja sellega seotud maised väärtused. Ja Toomas, et Peep Bond ei olnud lihtsalt segadus või läbikukkumine, nii nagu meile püütakse seda pähe määrida. Ja ametlikest dokumentidest paistab välja palju hullem pilt. Ehk meie omad riigiametnikud lõid riikliku mehhanismi, mis tegelikkuses pidi kaitsma neid ettevõtjaid ja ka ettevõtjaid, kelle raha jäi Moskvasse NSV Liidu välismajanduspanka ehk veebi kinni. Aga tegelikult nad lõid süsteemi, kus kontrolli ei toimunud ja tegelikult nõudeomanikud jäeti täielikult kõrvale. Ja tegelikku kasu teenisid ausate nägudega need meie igapäevaselt tuntud sullerid ja jollerid ja petised ja jätised. Et kahjuks inimesed, ma mõtlen eeskätt noori, täna ei tea ja täna enam ka ei mäleta, mis oli Peep ja mis oli Peep Bond. Algselt riiklik bond, mis peale seda, kui see varast tühjaks varastati ja visati kui tühi väärtusetu kest lihtsalt minema ja sellest sai nii-öelda riiklikust fondist sai sihtasutus ja nagu meil kombeks, seejärel ta likvideeriti. Nii nagu Tartu Kommertspank ja teised varad, mis siis Püha Kolmõinsuse poolt siis tühjaks varastati. Aga sellest räägime natukene pikemalt. Ehk, nii nagu sa alustasid, Veeb ehk Vnešekonombank oli NSV Liidu välismajanduspank, mille kaudu korraldati nõukogude ajal väliskaubandust, tehti valuutatehinguid ja rahvusvahelisi arveldusi ja anti ka valuutalaene. Seal hulgas ka meie endi Eesti NSV ettevõtetele. Ja see viimane asjaolu on just see, ehk see võis olla 91. aastal, kui see oli Eesti Panga tollase presidendi Rein Otsassoni ma korra segan siin vahel, et Rein Otsasson, kes on juba meie hulgast ammu lahkunud, oli Eesti Panga nõukogu liige. Kas ta kunagi oli ka Eesti Panga esimees või president? Ma
julgen väita, et ta Eesti Panga nõukogu liige ei olnud, et oligi 90-ndatel või ka varasemalt oli ta Eesti Panga president. Eesti Panga president, jah. Ja. Aga ma lugesin tema elulugu ja seal on öeldud, ta on nõukogu liige, et ta vabastati nõukogu liikmest, kuna ta ei tahtnud niimoodi rahareformi läbi viia, nagu talle peale suruti. Jah, sellepärast, et ta tõesti 91. aastal kevadel vabastati, aga ta jõudis 91. aasta jaanuaris sõlmida kokkuleppe, mille alusel Eesti Panga vastava loodav osakonna haldusalasse jäid nii-öelda NSV Liidu välismajanduspanga siis Eesti ettevõtetele välja antud laenud, ehk laenuportfell jäi Eestisse. Ja meile nüüd püütakse rääkida mingit lugu, et rahad jäid Venemaale kinni, aga nagu ruttavalt ära ütelda, et see maht, millest juttu käib, võis olla kuskil $60 miljonit ja etteruttavalt ütlen ära, et 32 miljonit saadi siis Vaurugraafi kirjaga Venemaalt kätte. See oli TCL International, mille omanik, kasusaaja juhataja oli Aleksander Matti. Ja teine suurusjärk kuskil $29 miljonit oli Eesti Panga käsutuses oleva siis välismajanduspanga Eesti laenuportfellide maht. Ehk sisuliselt just seda teemat, mis nii-öelda Rein Otsossoni poolt 91. aasta jaanuaril sõlmitud lepingutega tagas selle, et isegi kui nii-öelda meil need varad külmutati, siis tegelikult umbes pool sellest oli Eesti Panga nii-öelda mõjusfääris. Ja seda teemat tegelikult peljataksegi nagu vanarahvast teadis, nagu vanakuri pidi välku kartma. Ehk siis kordan üle, et tegelikult oli Eesti Panga käsutada juba enne NSV Liidu välispangas ehk Veebis varade külmutamist, mis toimus detsembris 91, NSV Liidu välismajanduspanga enda vara, mille väärtus oli kuskil 30% ehk umbes pool külmutatud varade väärtusest. See ka lugu, et meil varad jäid Moskvasse, jälle ütleme, et unustage ära, et see oli selle seltskonna suur vale, mida nad siiamaani müüvad täiesti vabalt. Ja see leping, mille Rein Otsosson Eesti Panga presidendi ja NSV Liidu välismajanduspangaga sõlmis jaanuaris 1991, oli tingitud sellest, et kuna Eesti kommertspankad hakkasid välja andma või Eesti kommertspankadel oli välja antud valuutalitsentse ja kõiki neid valuutaarveldusi sai teha juba Eestis, Tartu Kommertspank ja UBB, siis selle NSV Liidu välismajanduspanga Tallinna osakonnal puuduski sisuline töö ja kogu see nii-öelda laenuportfell $30 miljonit antigi siis Eesti Panga käsutusse. Eesti Pank pidi looma selleks eraldi osakonna ja seejärel siis NSV Liidu välismajanduspanga Tallinna osakond suleti. Ja see ongi see põhjus, et sellest ei taheta täna rääkida ja sellest ei taheta nagu ka midagi kuulda, aga selles suhtes tänud sulle jälle, Toomas, et ärme jätame jonni, kiusu pärast räägime ja väikse Illimarina kogu aeg küsime küsimusi ja ootame ikkagi neid vastuseid.
kas Ottasson, kes oli aus mees, äärmiselt aus mees, tal oli pärast lõi krediidipanga ja oli selle üks suuromanikke, kas ta sealt Eesti Panga, imelik, et eluloos öeldakse, et ta oli ju nõukogu liige, aga ta oli ju president, seda ei mainita. Ja kas ta lasti sealt lahti sellepärast, et ta ei teinud niimoodi, nagu need isad sealt nõudsid käest? Toomas, ma olen küll julge mees ja ma ei karda seda öelda, et aga jah, et ilmselt rahareform Rein Otsassoni juhtimisel oleks olnud teistsugune, kui seda tehti Siim Kallase kavalal juhtimisel ja tõenäoliselt Eesti ajalugu oleks üldse teistsugune olnud, et Rein Otsasson poleks tagastanud neid rahasid ennem rahareformi Venemaale, mis oli meil nii-öelda ressurss, mis iga päevaga tänu inflatsioonile nii-öelda läks odavamaks ja selle sisse laenatud ja meil nii-öelda rahvamajandusele välja laenatud raha protsendid olid ka, ütleme, need olid selline 2% piires, ma räägin aastaprotsendist, et meil laenati välja sama protsent, aga seda nõuti ja taheti 6, ehk Rein Otsasson ei olnud mitte ainult aus, vaid tal oli ka tänapäeval haruldane omadus, ta oli ka tark inimene. Et kui ausus ja tarkus kokku saavad, siis alati on see imetlusväärne. Imelik, et see on muutunud haruldaseks. No tal oli hea haridus ka. Ja lisaks ta vist, kui ma ei eksi, siis ta äkki töötas ka plaanikomitees koos Edgar Savisaarega ja ei väsi kordamast, et nõukogude ajal nendesse ametitesse lolle inimesi ei võetud. Et jah, nad käisid partei koosolekutel, plaksutasid ja tõusid püsti, aga see oligi nagu komejant. Et me tegime sellele näitemängus, mängisime kaasa, aga ega me seda ei uskunud. Täna mulle tundub, et käib sama jant, aga et millegipärast inimesed usuvad seda, mida meile pähe määritakse. Et see ongi nagu kurb. Et ütleme, et kuna Rein Otsasson tahtis teha korraliku ja Eesti riigile sobiliku ja rahvale rahareformi, siis kuskil Rootsi pankadest tulenud härrad panid pukki mehe, kes oli nendele kuulekas ja tegi just nii, kuidas vaja. Ja Toomas, kui see oleks Rootsi pankadest tulnud, see oleks pool häda, aga ma kardan, et nii nagu ma eelmises saates rääkisin kurikuulsast KGB juhi KGB ajutisest põhimäärusest, siis ma ei välista seda, et see tegelikult oligi KGB enda kätetöö, sest kummaline ja üllatus tegelikult nii-öelda need rublavargused ja seesama Veepondi vargus, mis kanditi rahast tühjaks. Mis veider, et miks Venemaa sellest midagi ei räägi? Et jah, ma saan aru, et 30 miljonit ei ole suur raha, aga näiteks kuskil poliitilise skandaalina välja käia, täiesti piisab selleks, aga mis on kõige hullem, miks ma sellest ka täna räägin, on see, et kui me täna ära räägime, siis jube raske on neid endisi poliitikuid ja tänaseid poliitikaid sellega edasi santažeerida. Et vaata, Toomas, eriteenistused, need ei ole nagu keskkriminaalpolitsei, et ta püüab pätti kinni, annab kohtu olla ja siis neid karistatakse. Et eriteenistuste tööstiil on teine, et nad hakkavad neid inimesi kasutama. Nad muutuvadki nagu lüpsilehmadeks ja nad mitte ei tee, mida palutakse, vaid täidavad käsku, mida neile antakse. Ja see ongi nende puhul kõige ohtlikum. Ja see on ka üks põhjus, miks ma küllaltki otse ja kohati ka jõhkrat ausalt ütlen neid asju välja nii nagu ma olen veendunud, et need asjad olid. Ja nii nagu ikka, et kui nad leiavad, et ma laiman nende head nime, ma mõtlen siin Siim Kallast ja Vahur Krafti ja Mart Laari ja Enn Teimanit, kellest ka kindlasti tänases saates juttu tuleb, et aga palun, et me demokraatlik õigusriik, et nemad ütlevad oma seisukohad, mina põhjendan oma väiteid, need ei ole mitte arvamused, vaid need on dokumendid, ja siis kohus otsustab, et vaatame, kuidas need rahad liikusid ja millest ei taheta rääkida, et kas selle põhjal siis järeldada, et nad olid tavalised sulid ja pätid, et kas see on nüüd
alatu laim ehk väärtushinnang või see on täiesti seaduslik legitiimne faktiväide. Sellepärast, et kui ma räägin üldse dokumentidest, siis nagu ma ennem ütlesin, et need nii-öelda tekkinud traagelniidid hakkasid poistel kohe alguses kärisema ja hargnema ja selleks nii-öelda esimeseks ametlikuks dokumentiks on Riigikontrolli peakontrolöri, võin eksida, see peaks olema Sven Potapov ja selleks dokumendiks ongi Riigikontrolli peakontrolör Sven Potapovi otsus, mis avalikult siis avalikustati ehk avalikult avaldati 18. märtsil 1996 ehk jah, 30 aastat tagasi, milles Riigikontroll kirjutas otse, et riikliku Peep Bondi nõukogu ei ole mitte kunagi ka tööle asunud ning andis ka hästi karmi hinnangu, et selle riikliku fondi tegevus on olnud ebarahuldav. Kordan uuesti, sellest nii-öelda Peep Bondist see moodustati 1993. aastal Riigikogu otsusena ja see oli riiklik fond ja see anti Eesti Panga järelevalve alla. Ehk põhimõtteliselt see oli nii riiklik fond, kui riiklik olla sai. Ja peale seda, et siis kui see oli, nagu ma ennist ütlesin, see oli tühjaks riisutud tühikest, siis see nimetati ümber sihtasutusse või sihtasutuseks ja see registrisse see sihtasutus kanti 22. märtsil 1999. aastal ja sellest ajast on Peep Bondi ametlik nimetus ka sihtasutus ja sellisena ta ka siis likvideeriti. Aga Riigikontrolli peakontrolöri siis Sven Potapovi poolt tuvastatud rikkumised, ehk ma räägin siis 95. aastat, kui tehti kontrollakt, et need rikkumised olid juba siis tollal kehtinud, siis kehtis kriminaalkoodeks, mitte karistusseadustik, ja need olid ka tollal kehtinud või kriminaalkoodeksi alusel rasked kuriteod. Muideks, nõukogude ajal selliste rikkumiste eest oli ette nähtud maksimaalne karistus ehk surmanuhtlus. Ja 95. ja 96. aastal, kui see otsus avaldati, siis need kuriteod ei olnud ka Eesti Vabariigis tollal aegunud. Ja väita, et need varad olid seal külmutatud, nagu ma ütlen, et juba selle riigikontrolöri otsuses avaldatu ajaks, see oli kontrollakt anti riikliku Peep Bondi tollasele juhile Enn Teimanile, äkki oli see 27. detsembril 95. aastal, siis selle fondi maht oli 60 miljonit ja selleks ajaks oli üheselt selge, et 30 miljonit sellest rahast oli Eesti Panga käsutada. Sest nagu ma ennist ütlesin, Eesti Pank oli sisuliselt nii-öelda sellesama FEB-i ehk NSV Liidu Välismajanduspanga laenuportfelli ehk selle aktiva ehk varapoole haldaja ja selles või Riigikontrolli peakontrolöri aktis või otsuses on see tuvastatud, et läbirääkimiste ajal ka Moskva Peep Pank just toob välja ja kinnitab, et see nii-öelda fondi või siis selle Vnesekonompanga laenuportfelli maht koos
viibiste intressidega oli tollal kursi järgi $29 miljonit. Ja nii oligi, et kuigi see oli siis kuriteona täitsa kvalifitseeritav ja tegelikult, kuna see oli ka, fond oli loodud Riigikogu otsusega ja selle järelevalvet pidi teostama nii Eesti Pank kui ka tõenäoliselt ka Vabariigi Valitsus, et siis sel kuriteol lihtsalt lasti kaeguda ja seda tehti siis tollal meie võimulolijate teadmisel või vaikival nõusolekul. Õiguslikult see tähendab, et see ongi teadlik tegevus. Ja selle Riigikontrolli, seda kontrolli teostas Riigikontrolli nõunik Saimo Strense ja ta kontrollis seda riiklikku FEB-fondi tegevust päris pikalt, et see oli oktoobri algus 95 kuni 22 detsember 95, et peaaegu 2 kuud. Aga mis selle kontrollaktiga seoses on veel huvitav, et kui see kontrolli tulemuste kohta koostatud akt 27. detsembril 95 anti fondi direktorile, ta oli küll vist fondi direktori ajutine kohusetäitja ehk üks meie kangelastest ehk Teimanile, kes oli samal ajal ka Eesti Panga asepresident ja eelnevalt samuti tuntud tegelane meie nii-öelda rublade müügis skandaalis, siis Enn Teiman esitas väga kummalised, isegi tolle kohta väga veidrad selgitused, isegi ütleks arutud selgitused, ja ta esitas neid 96. aasta alguses, et 5. jaanuaril. Ja just seda hilisemalt, ehk siis 18. märts 96 aasta Riigikontrolli otsust uurides ja analüüsides paratamatult tekibki täiesti põhjendatud kahtlust, et tegemist ei olnud üksnes poiste saamatuse või ka halva juhtimisega, vaid see niinimetatud kaos loodigi teadlikult selleks, et kindel riigiametnike seltskond teeniks teiste isikute arvelt vara ehk kuritegelikku tulu. Ja väitel kindel riigiametnike seltskond ehk, nagu eelmad ütlesin, ahjualused, mõtlen ma eeskätt ka ühte institutsiooni ehk parteid ehk Reformierakonda ja konkreetselt poliitikutest riigiametnikke ehk all mõtlen Eesti Panga presidenti, kes alates 13. november 1994 oli siis sündinud Reformierakonna esimees Siim Kallast, kes väga huvitaval kombel oli samaaegselt 2 lubamatus rollis, ehk ta oli nii-öelda parteijuht ja samal oli ta ka Eesti Panga president ja olen otsinud, ei ole leidnud ühtegi teist sellist fakti demokraatlike riikide ajaloost, kus nii-öelda sõltumatut finantsasutust juhib samal ajal siis ühe võimule pürgiva erakonna esimees. Siim Kallas sellega kindlasti läheb ajalukku, aga tal nii-öelda neid, millega ta ajalukku läheb, et neid saavutusi on tal palju. Edasi ma mõtlen nende ahjualustel ka Eesti Vabariigi peaministrit Mart Laari, loomulikult siis ka, kellest nüüd jutt oli, Enn Teimani ja kindlasti seda sama Vaurkrafti, kes viimaste kohalike valimiste ajal püüdis veel seal Tartu kandis linnapeaks kandideerida ja reklaamis öeldi, et ta on väärt mees. Äkki ongi väärt, ei tea mina. Me teeme siit väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Raivo Pala. Kunagi meil oli rahumaal ja siis kõik me saime rahus elada. Lapsed jooksid paljajalu teel, süda uskus, kõik on alles veel, aga täna vaikib meie kodumaa. Midagi on läinud kaduma, vaatan ringi, küsin endalt taas, kas see ongi läinud meilt kaduma. Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kas
kas sellist Eestit tahtsime, ma sellest aru ei saa. Kes maha on müünud meie ainsa kodumaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kas sellist Eestit tahtsime, ma sellest aru ei saa. Kes maha on müünud meie ainsa kodumaa? Lubadusi anti valju häälega, tõde peideti linna müüride taha. Iga päev on raske meil nüüd elada, kui ei tea, mis ootab homme ees küll meid. Kes meid juhib, kuhu suundub meie elutee? Miks on külm see tunne meie sees? Hoian kinni selles, mis on hea, aga süda küsib ikka veel, ikka veel. Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kas sellist Eestit tahtsime, ma sellest aru ei saa. Kes maha on müünud meie ainsa kodumaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kas sellist Eestit tahtsime, ma sellest aru ei saa. Kes maha on müünud meie ainsa kodumaa? Kas me elu nagu male? Kas seda tuleb meil terve elu? Õppida mängima. Lubadused vaid kleebitud on kleebitud ühiskonnale siin mällu. Telekas räägib, et kõik on hästi, ära usu seda jama, see üks paskõi. Müts maha nende päästjate ees, kes meid päästsid ainult iseendi käest. Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kuhu on kadunud Eestimaa? Kas sellist Eestit tahtsime, ma sellest aru ei saa. Kes maha on müünud meie ainsa kodumaa? Paberil on kõik ilus veel, aga külm on toas ja tühi meil toidulaud. Või nii ongi, et siis nüüd on lauldud meie viimanegi laul. Miks me vaikime, et mitte karjuda? Meid sunnitakse selle valega harjuma. Me jätkame saadet, küsijana on Toomas Paur ja minu vestlus Raivo Paala. No ma küsin, et ilmus selline raamat, VEB Fondi kadunud raamat ja selle kirjutas Toomas Kümmel, et oled sa ise saanud ka seda raamatut lugeda? Ja On seal mingid fakte või? sealt tegelikult, no Toomas Kümmel on väga hea töö teinud, aga nagu ma ka tihti mõtlen, et tegelikult Eestis on veel üks selline inimene, ma mõtlen Andres Raidi, tegelikult Andres Raid oskaks ja vääriks teha sellest VEB Fondi saagast ka dokumentaalfilmi ja me ei räägiks seal mitte ainult VEB Fondist, vaid mäletad, kunagi nõukogude ajal oli selline film, mis juhtus Andres Laperkeusega. Oli. Oli niisugune tubli, noh, isegi sõja ajal hinnatud sõjaväelane ehk sõjamees, aga siis, kui ta peale sõda siia Eesti NSV-sse tagasi tuli ja temast sai tubli tippjuht, siis ta põhimõtteliselt silmnähtavalt läks pätiks kätte ära. Ja võt sarnaselt ma väga loodaks, et äkki Eesti riik ka rahastaks. Andres Raid võiks teha nüüd uue filmi, et mis juhtus Eesti Vabariigiga. Ja seal Toomas Kümmeli raamatus on hästi palju materjale aga hästi palju ja huvitavat materjali olen ma saanud ja ka kinnitus selleks, et väita, et need meie tegelased ei olnudki nii-öelda tublid valitsejad või rahvateenerid, kuigi see ka sõna tänu Ukraina liidrile täna see kõlab pigem nagu solvang või sõimuv sõna, et just need jõustunud kohtuotsused, sealhulgas ka Riigikohtu otsused, et need annavad päris huvitavaid faktiväiteid, näiteks, et kui selles Siim Kallase $10
rublaskandaalis kuulati üle tunnistajana just Enn Teiman, siis täna ma võin küll väga kindlalt ütelda, et ta andis kohtus vande all kriminaalmenetluses valeütlusi. Et ja lihtsalt, et kellest on jutt, et Enn Teiman oli just see nii-öelda tänaseni varju jäänud kurikuulus tegelane, kes toodi koheselt 91. aastal Siim Kallase usaldusisikuna esimeste seas Eesti Panka. Et järelikult neil kuidagi varasemast oli see klapp olemas. Enn Teiman juhtis ka rahareformi bürood ja ta määrati ka siis riikliku VEB Fondi tegevjuhiks, küll vist ajutiseks, aga pole püsivamad. Ja nagu Enn Teiman 2014 ühes oma intervjuus kurtis, et talle selle töö eest, mis ta seal VEB Fondi riiklikus VEB Fondis raske tööd tehes tegi, et sellest talle palka ei makstud. Et tuleb välja, et on niisugune Tammsaarelik altruist, kes teeb meil rasket tööd ja näeb vaeva lootuses, et küll kunagi tuleb ka armastus. Aga ei tulnud ja ilmselt ei tule ka. Aga kindlasti me rahvana jälle targutades öeldes, et rahvana me peame teadma ja tundma oma kangelasi ja seal hulgas antikangelasi. Sa mainisid siin seda 10 miljonit dollarit, mis ära kadus ja ma Riigikogus olles ka uurisin, siis öeldi, et kuna Eestis oli tohutu kütusekiis ja itaallastele anti see raha, et nad pidid tooma kütust Eestisse selle 10 miljoni dollari eest, diiselkütust, aga need olid siis kuidagi ära kadunud või nihverdasid ära ja et otsad jooksid vette. Jah, tegelikult seda 10 miljonit dollarit kadumist uuris mu hästi tore ja tubli kursuse vend Henri Sepp ja ta liidis need rahad ka üles ja see on muidugi üks kummaline asi, et seda raha nagu tegelikult ei varastatud ära, ta on seotud kütusega, aga mitte sellisel viisil nagu sina väidad, vaid sellest oli vaja rajada meile naftaterminaale, mis sealt edasi saab, see on jälle eraldi saade ja seal on nagu teised rahvuskangelased, aga nagu ikka, et see raha kuidagi hojub ära meil, ja kõike tead, Toomas, et kui sa kõike neid lugusid kuuled või loed dokumente ja vaatad artikleid, siis mul on küll niisugune tunne, et ilmselgelt on eesti keele grammatikasse lisaks senisele 14 käändele tekkinud ka 2 uut käänet, see on see mitte midagi ütlev kääne ja pikalt saatev kääne. Et seda mitte midagi ülevat käänet kasutatakse siis, kui peab, just nagu peaks midagi ütlema, aga tegelikult ei taha mitte midagi öelda ja see nõnda pikalt saatvat käänet kasutatakse siis, kui tahetakse väga viisakalt väljendada, et hea Toomas, mine nüüd palun sinna, kuhu päike ei paista. Ja seda nad siis meil siin väga viljakalt ka viljelevad. Aga et nüüd tulles tagasi VEB Fondi teema juurde, et muidu me jälle räägime palju, aga lõpuks keegi jälle midagi aru ei saa, nagu pudru ja kapsad, siis riiklikul tasemel VEB Fond loodi selleks, et kaitsta inimesi ja ettevõtteid, kelle raha jäi väidetavalt Moskvasse ehk siis NSV Liidu välismajanduspanka kinni. Aga Riigikontrolli aktis tuleb välja hoopis teine pilt, et kreeditoride ehk varaomanike üldkoosolekuid ei olegi kunagi kokku kutsutud, juhatus sellele fondile ei valitud ja mis kõige toredam, aruandeid ka ei esitatud. Ja registrid peeti vajalik siis puudulikult ja kogu see nii-öelda asjaajamine Venemaaga, mida räägiti, et jah, see on riikidevaheline kokkulepe, et seda asjaamist Venemaaga VEB Fondi asjus, et see lihtsalt ühel hetkel vajus ära. Et nii nagu Riigikontroll märkis, et läbirääkimised VEB Fondiga on seiskunud ja see on 95. aastal. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole lihtsalt mingi keeruline ülemineku aeg, nagu meile püüatakse rääkima, vaid see on mingi süsteemne muster, mis oli väga sellele omane, sest sisuliselt juhiti esialgse
$60 miljoni väärtusega fondi nagu Siim Kallase perefirmat. Ja kus need kurikuulsad Teiman ja Vaurkraft siis olemasolevate faktiväidete põhjal väga sõnakuulelikult täiksid siis papakese Siimu korraldusi. Ja ütlen selle väga selgelt taas välja, sest tegemist on väga ohtliku materjaliga ja see isegi võib potentsiaalselt ka täna meie vabariigi julgeolekud mõjutada, sest eriteenistused võivad neid kasutada ja nii nagu kunagi omal ajal Laidoner ja Päts, nad jäidki nii-öelda Venemaa mõjuagentideks ja lõpuks nii nad ka Eesti maha parseldasid. See tegelikult väga täpselt kattub just selle KGB tegevuskavaga, et sokutada siis uute iseseisvunud NSV Liitu kuulunud liiduvabariikide otsustavate ametikohtadel oma paadunud agente ja koputajaid ja poolehoidjaid. Ja nii nagu ma ütlen, et kui need tegelased leiavad, et ma neid alusetult laiman, siis palun, nad saavad oma au ja väärikuse kaitseks pöörduda kohtusse ja minu väidete aluseks on sedavõrd palju tõendusväärtuslikku materjale, et ma ise ei arva, et ma neile ülekohut teen. Ja rahvana on meil ka täna veel liiga palju kaalul, et oma isikliku heaolu ja turvatunde nimel räägiksin ma väga ettevaatlikult või siis juriidiliselt korrektselt. Nad on poliitikud tänaseni ja nende au ja väärikuse kaitsestandardid on oluliselt madalamad. Ja kui te tahate privaatsust, minge koristajateks. Luud kätte ja Mart Laarilikult 92. aastal võimule tulles plats puhtaks, sellise tema kurikuulus loosung. Ja Toomas, nii nagu ma kordan, et ma ei räägi vihast ega kättemaksust. Vaid ma teengi seda... Sul ei olegi mingit viha, sest sa ei kaotanud mitte midagi. Tead, ma viimast saadet päris palju kaotasin. Ma olen rääkinud ja nii nagu Vanglaplaneedis või vastupanu liikumises Peeter Proosi saates ma ütlesin, et kui Eestis on inimesi, kes on oma lõugadest saanud, siis mina olen kindlasti üks nendest, aga see ongi niisugune, et ma ei pea seda kohustuseks. Kohustus on kuidagi peale surutud või normatiivne asi. Aga ma millegipärast tunnen alati niisugune lapsikut kodaniku kohust. Ja sellega alati mul tuleb vana hea Friedrich Nietzsche meelde, et tema juba teadis, et Jumal on surnud, aga ta ei mõelnud seal mitte loojad vaid seda maist puuslikku, keda meie valitsejad siis materialistidena hardunult kummardavad ja ülistavad ja kelle jälgile altarile siis ilmselt juba 92. aastast hakati rahvuslikku rikkust ja rahva ja meie vabariigi elujõudu ohverdama. Ja see ongi niisugune vastik ja tülgastav lugu, aga nagu ma vaatan, et meil on jäänud ainult 15 minutit, et just see Kallase ja tema nii-öelda jüngri Enveimani tegevus siin selles kreeditoride huve esindades ehk tegelikult neid paljaks varastades, see ongi selle Peep Pondi juures see põhituum, et see riiklik fond loodi algselt ühtede seaduslike reeglite alusel, aga reaalselt seda juhiti ja valitseti hoopis teiste põhimõtete järgi, et paberil pidi see olema kreeditoride võlausaldajate huvide kaitseks loodud mehhanism või fond, aga tegelikkuses see punt muutis selle kinniseks väliselt riiklikuks tööriistust, aga tegelikult oli see nõudeomanike, et tegelikult peeti nõudeomanike sõna otseses mõttes ka Teimani enda kinnitusel takistuseks, mitte seaduslikuks osapooleks ja seda just kinnitab ka tema enda 95. aastal Riigikontrollile antud selgitused, et kus ta ütles, et fondiomanike kokkukutsumine ei ole riigi huvides ja siis ta viitas mingile müstilisele tuntud advokaadibüroode kinnitusele,
et ka nii-öelda seda Eesti Panga käes olevat VEB-fondi raha ehk laenuportfelli ei tasu anda riiklikusse VEB-fondi ehk seda, mis tegelikult pidi kuuluma sellele fondile ja nüüd leiti, et see ei ole otstarbekas ja seda siis ilmselt sedagi siis valitseti nagu perefirmad ja aga Toomas Kümmeli raamat, ma ei mäleta, millal see tuli. Aga minu jaoks on üks teine huvitav et see on nüüd, kui ennem räägiti siin, nagu Siim Kallas räägib, et see on mingi rahvaluulu või rahvaluule, et vahepeal ka te ei tea, mis see on. Aga kõige masendavam on Riigikogu 12. jaanuari või oli see veebruari 2014 aasta pressiteade. Ja sealt tuleb välja, et Riigikogu poolt loodud uurimiskomisjonile esitatud VEB-kiri originaalkujul, et selliselt teda ei eksisteerigi. Ja tegemist oli nii-öelda osavate sõrmede klubiga, et see nii-öelda see Vahur Krafti poolt Riigikogu uurimiskomisjonile esitatud kiri, see oli tegelikult monteeritud koopia, ehk tegemist oli võltsitud dokumendiga, hiljem seal paljud inimesed rääksid, oi, siin tuleb ettevaatlik olla, et kui sa esitad olematu dokumendi, mille alusel see kurikuulus Aleksander Matti ja tema see DSL International läks ja võttis väidetavalt Peterburis pangast 3 korral välja pluss $1 000 000 iga korraga, siis et see dokument, mis oli selle nii-öelda riisumise aluseks, sellel DSL-il tegelikult mingit vara ei olnud seal veebis ehk Nešekonoom pangas, et Vahur Kraft lihtsalt andis Välismajanduspangale mingi paberi, et et see Mati ja tal on see firma, et seal on vist $32 miljonit ja siis tehti veel paar dokumenti, sellega mindi Venemaale, öeldi, et et see ongi tema raha ja venelased andsid oma residentidele selle raha välja, ehk siis ma tahan sellega öelda, et kõigepealt oli 30 miljonit Eesti Panga käes ja siis Vahur Krafti poolt 95. aastal, äkki vist märtsis või aprillis antud kirja alusel saadi veel 32 miljonit kätte, et Toomas, et kui algselt kogu selle VEB-fondi maht on $60 miljonit, $29 miljonit on siis need laenud koos viiviste ja intressidega, mis on lihtsalt haitunud nagu vits vette ja siis saab mingi Mati saab 3 korda $10 miljonit kätte, et kui sa kokku liidad 29 miljonit ja $32 miljonit, see saabki see $60 miljonit, et siis on ju arusaadav, et miks poisid korraga ei tahtnud enam Venemaal rääkida, sest kuidas sa need ütled, andke meile raha kätte, kui need ütled, aga palun, vaadake, siin on ju paberid olemas, näete, et Eesti Pangale jääb VEB-fondi vara 29 miljonit ja näete, siin on 32 miljonit välja antud, et tahate, et kui te ei oska sõrmede peale arvutada, siis näete, siin on arvelahud või aga teeme siis arvutustehte, et näete, 60 miljonit oli, 60 miljonit kätte saanud, millistest külmutatud varadest meil räägime. Toomas, et ma veel korra segan, et isegi tolleaegse Riigikogu otsus, mis nägi ette, et fondi juhtimine antakse üle inimeste üldkoosoleku, kes oma raha kaotust ei täidetud. Kuidas Riigikogu otsust ei täidetud? Ma ei saa sellest aru. No ja siis, ei täidetud. Riigikogu on meil kõige kõrgem võimuorgan Eesti riigis ja selle otsus ka ei täidetud. Kui selle Riigikogu selle 93. aastal selle otsus oleks täitnud või siis, kui Riigikontroll 96. aastal selle otsuse tegi, siis oleks pidanud koheselt kaitsepolitsei algatama kriminaalmenetluse, sest tolleks ajaks oli selge, et see nii-öelda laenuportfell, mis pidi laekuma Eesti Panka eraldi korkontole ja vastavalt Rein Otsassoni jaanuaris 91 aasta sõlmitud Eesti Panga ja NSV Liidu Välismajanduspanga vahelisele kokkuleppele tuli kohe üle kanda VEB-fondile, siis tegelikult see vara jäigi Eestisse ja see
juba 95. aastaks oli selge, et see lihtsalt varastati ära. Ja see 30 miljonit, mis täna kanti kuluks peale seda, kui see Mati selle TSC Internationali kaudu selle raha veel ära varastas ja loomulikult mitte keegi meil poliitikutest ei saanud, ei tehtud pai ega midagi, et lihtsalt Vahur Kraft on ka niisugune altruist, nagu see Enn Teimann oli, et tegi dokumendi, et ta ei teagi, et 32 miljonit on see nüüd nii suur summa, nagu need Eesti Pangas oli mingi niisugune baas, niisugune sarihaigus, ei mäleta, aga samas nagu Siim Kallas on väga aus, et ta nagu kurikuulsas YouTube'i selles kanalis, kuidas valetatakse, et uskumatu, kui valetatakse, et huvitav, kas ta vaatas peeglisse. Et Toomas, ma tahan lihtsalt üheselt öelda, unustage ära, mingid raha, VEB-fondi raha pole kunagi Moskvasse kinni jäänud. See jäi siia meie oma selle valitsuse kabinetti hämaratesse koridesse kindi ja ega ma ei oskagi siin midagi muud öelda, kui et häbi teil olgu poisid. Ja tõesti, täna enam neid kriminaalkorras karistada vist ei saa, kuigi uute asjaolude valguses saaks nüüd see uus Riigikogu vastu võtta taas õigusvastaselt represseeritute varade kaitse ja ajaloolise tõe taastamise seaduse ja need meie antikangelisi saab võrdsustada küüditatega ja siis me saame nad ilusti vastutusele võtta ja las nad siis lähevad ja kaebuvad EIK-le ja ÜRO-le või Rooma paavstile või Tallinna raadile, et ausõttes poogen. Aga jah, et tead Toomas, et ei taha ilkuda, tegemist teemaga, mis ei ole väga naljakas. Aga tead, tegelikult unustame nad ära, et las nad, need Kallas ja Laar ja Kraft ja Teimann, las nad elavad selle teadmisega, et aga me rahvana teame, kes te tegelikult olite ja olete ning mida te tegite siis, kui me rahvas, sina ja mina, kui me rahvana siiralt uskusime, et Eesti iseseisvusesse ja lootsime taastada õigusriiki. Ja minu jaoks isiklikult on need tegelased hullematest hullemad. Ja ma ei hakka siin isegi üles lugema neid koosseise, millele nende tegevus vastas ja vastab ja tõenäoliselt, kui seda natukene ka uurida, siis tegelikult saaks väga huvitava õigusloo, et tulles eelmine kord sinu saates räägitud Estonia loo juurde, et siis kui Estonia läks põhja 28. september 1994 ja Mart Laar tagasi astus, siis uus valitsus tuli võimule 8. novembril 1994. aastal ja see oli nii-öelda see Andres Tarandi valitsus, aga seal on üks huvitav asi, et vähemalt mulle isiklikult tundub, et see punt, kes varastas, et neil oli hirm, et Mart Laar kadus ära ja siis Siim Kallas tahtiski minna kohe poliitikasse ja jättes oma käpikud sinna Eesti Panka valitsema. Sina mäletad, kuidas see Reformierakond Eestis üldse võimule tuli või? Ei mäleta ja kõik on rääkinud, et VEB-fondi raha läks sinna siis Reformierakonna vundamendi plokkidesse, millest siis Reformierakond üles laoti. Meil nimetaks seda nagu vandenõuteooriateks, aga tegelikult seda tuleks nimetada nii-öelda AC-haaks ehk seda nimetatakse konkureerivate hüpoteeside või võimaluste analüüsiks. Sest tänapäeval me ei tea tõsikindlalt paljud asju, aga me peamegi kontrollima just neid väiteid, mida me saame kontrollida ja neid hinnata ja võrrelda tõenäosusteooria põhjal. Toomas, kui see 8. novembril 1994 tuli võimule Andres Tarandi valitsus, siis koalitsiooni kuulus selline parteine oli ELDP ehk Eesti Liberaaldemokraatlik partei ja Reformierakond sisuliselt võttis selle 13. novembril üle ehk sisuliselt neil Siim Kallasel oli väga kiiresti kummalisel kombel vaja olla ametikohal kahes rollis, olla Eesti Panga president ja siis 13. novembrist alates loodud Reformierakonna
esimees. Et juba see viitab, et see ei ole nagu, see ei ole aus ja see ei näi ausana, aga nagu ma tihti ütlen, et riigi valitsemine ei pea mitte ainult olema aus, vaid ka näima ausana. Ja need esimesed iseseisvusaastad alates sellest, kui meie õnnetuseks võimule tuli selline mees nagu Mart Laar. Ma ei tea, kui saaks tagasi kerida, siis ma ei tea, mida teeks, et seda ära hoida. See on täitsa uskumatu, et see tegelane, kes nagu ma eelmises saates ütlesin 20. augustil 1991, et kui Moskvas on riigipööre ja kõik palehigis Riigikogus, Eesti Vabariigi Ülemnõukogus mõtlevad, ja päris ohtlikult tegutsevad, et me peame selle iseseisvuse välja kuulutama. Ja siis Mart Laar ütleb, täiesti sõna otsa mõttes, et kuulge, et seltsimehed, ärge jumala pärast sellist rumalust tehke. Inimene, kes ütleb, et Eesti iseseisvuse taastamine on rumalus. Ja siis ta tuleb võimule ja see tema loodud partei sellist paar kuud enne valimisi, et ma ei tea, kas ta isegi künnist ületas, et valimiskünnist, aga kummalisel kombel nad tulid võimule. Ja ma ei taha midagi öelda Isamaaliidu või ka selle liberaal-demokraatlik erakonna kohta, et seal Ants Rummo ja need, see oli Piloosius ja Lipstok, et nad olidki siuksed toredad inimesed, aga millega pärast need saamamehed kuidagi võtsid võimust ja tead, Toomas, nii see läks. Kahju, aga mis kõige tähtsam on elus see, et on inimesi, kes seda kõike täpselt mäletavad, nagu sina, Raivo Paala. Et mis see krediidipangast sai, mis Rein Otsasson rajas? Ta ühines kellegiga ja võeti üle, et temal oli seal väga suur osalus ju. Jah, nagu ma ütlesin, et ta oli aus ja arukas ja kõige veidramet oli ka meeldiv inimene. Et ma olen rääkinud hiljem nende Eesti Panga nõukogu liikmetega, üks oli mu endine õppejõud ja jälle, et oligi selline tore teadlane ja pandigi sinna ametisse, aga nad millegipärast, ja ega ma siiski tollal ei uskunud, et niimoodi ei saa ju varastada, et see ei ole võimalik. Täna ma ei arva, et ma olen küüniline lihtsalt, et elu näinud inimesena ütlen, et see pole veel midagi, et kõik on võimalik. Et nii veider, et sellest on ju kirjutanud Äripäev, et see oli vist aastal 2013, et ma mäleta, kelle artikkel see oli, aga see oli vist pealkiri peaks tal olema, et mingi tume saladus Eesti Pangas ja seal räägitakse Paul Kraftist ja siis Ardo Hansson oli seal kõige ausam, kes minu meelest just selles artiklis ta vabandab, et läks nagu nihu, ka Andrus Ansip alguses nagu isegi õigustab neid ja proovib rääkida, et mingid riisumist ja vargust ei olnud või siis tollal Eesti Panga nõukogu liikme vist Jaan Männik räägib ka, et siin tuleb väga ettevaatlikult neid asju rääkida ja Andres Lipstok, see ka proovib hästi juriidiliselt korrektselt rääkida, et siin mingist mainekahjust ei saa rääkida ja riik ei ole mingit vara kahju kannatanud ja seal võtab ka sõna Mart Topman, kes oli Koonderakonnas, ta oli vist Koonderakonnas rahandusminister ja sealt tuleb ka välja, et see Siim Kallas ka niimoodi talle omaselt irvitavalt ja sarkastiliselt ilmselt selle irve on saanud Kaja Kallas oma isalt, et kahju, et tal vuntsa ei ole, ma mõtlen Kaja Kallasel, et siis oleks üks ühele, et ta nimetabki seda kõike luuluks, et see, mis ma teile räägin, et see on luulu ja Paul Kraft, see ajab üldse segast, et ütleb, et ei, tema pole midagi võltsinud ja et ta lihtsalt leidis kuskilt mingi dokumendi, kui ta pilti Toomas, et sa nagu lähed
prügikasti juurde ja vaatad, et oi, et siin on mingid dokumente, nagu saarlane leiab surnud varese, pistab taskusse ja ütleb, et ehk läheb vaja ja kui see vares nüüd haisema läheb, siis paar päeva hiljem viskab minema ja ütleb targalt, et näe, läheme ette vaja. Et nii samamoodi need Vahur-Kraft kõndis mööda tänavaid ja vaatas, mingi paber on maas. Vaatas, et mingi $32 miljonit, mõtles, et äkki läheb vaja ja nii hoidis ja siis, kui pidi Riigikogu erikomisjonile aru andmes, vaatas, et näed, läkski vaja ja see annabki selle paberi, et näed, siin on mingi firma ja näed 32 miljonit, aga mis see on 32 miljonit, et see on ainult pool sellest varast, mis me räägime. Et ja, et näed, nii ta läks. Aga jälle, et annandaks, et läks ilkumiseks. Aga kui sa tahad uurida, siis ainukene inimene, kes selle juures väärib austust ja lugupidamist on vandeadvokaat Indrek Lepik õigemini, et tema kaitses nende isikut huve, kelle raha ära varastati Peep Pondis, aga isegi tema olid käed lühikeseks. Viimane küsimus siis tänase saate kohta, et kas Eesti need aktivistid, kes meil riiki juhtisid, tegid ise Rootsi pankadele ukse lahti ja tõmbasid siis pika käega tulge ruttu? No ilmselt ma eraldi ei ole seda uurinud, küll ma olen rääkinud ka Asapangast tuntud inimestega, et kuna need Peep Pondi sertifikaadid olid seukses pangast, algselt oli nagu Põhja-Eesti aktsiapank, see osteti siis riigi poolt ära, saadi vastu neid sertifikaate, Peep Pondi sertifikaate ja see jäi sinna PEP-i ehk Põhja-Eesti panka, see edasi liikus ühispanka ja see lõpuks läkski sinna Rootsi panka ja ilmselt see oli nagu hundikurku, et ei te sealt kätte saa. Et see tundub nagu hästi loogiline ja ilmselt Rootsi pankadel oli ka huvi ja Taani pankadel, et nagu sa tead, et 10 aastaga vesti Eestis $200 miljardit läbi ja Eesti Pank ja Finantsinspektsioon ja meie ülivõimetega riigiametnik Jürgen Ligi sai näinud mingit probleemi, et täiesti normaalne, et iga aasta läheb kuskilt keskelt läbi matemaatilise keskmisena $20 miljardit, midagi rohkem kui Eesti Panga eelarve ja keegi ei tea ja siis jälle, kui sa hakkad sealt vaatama, siis kuidagi imelik on, et rublasid müüb siis Eesti Panga turvaülemana Kodibar, kes juba 53. aastal äkki 23-aastase tubli uurijani oli KGB eriuurija, see liigub siis Eesti Panka väga, väga hinnatud kohale, siis aga kes olid tema pojad ja siis imelikul kombel sama perekonna nimega Indrek Tibar vahetab siis välja FBI kunagise 8 aastat direktorina olnud Louis Freeh, keda kindlasti tuleks pidada väga, väga heaks eksperdiks just rahapesu asjades. Ja siis Louis Freeh vahetatakse välja Indrek Tibariga, jälle veider, uuri või ära uuri, aga tema isa me teada ei saa. Aga kui sa vaatad nende inimeste nägusid, siis kuidagi tuttav tuleb see kõik ette, et kui anta Indrek Tibar ja Marko Tibar fotod analüüsiprogrammi, siis kuskil 60% toimub kattuvust. Et hakka siis uskuma, et kas me ikkagi oleme Rootsi pankade kontrolli all või siis oleme eriteenistuste kontrolli all ja tegelikult mängitaksegi seda mängu, kus me rahvana olemegi see lihtsalt tühipaljad etturid või veele inetamalt ütelda, et jalanartsud, et kantakse, visatakse minema, aga jälle, et Toomas, siin ei ole mitte midagi muud öelda, kui me ise vaatame peeglisse, kui me nagu minagi selles saates ainult kurdame ja hädaldame, ei muutu mitte midagi. Et head inimesed, et kuulake, mõelge, aga tehke ka midagi. Et kindlasti on Eestis neid tublisid inimesi, on see siis Varro Vooglaid või ka majandusinimesi, et väga aktiivselt ja väga targalt räägib meil ka Rain Lõhmus. Need on ju need inimesed, keda saaks uskuda ja kelle järgi väga vist
väga paljud inimesed läheksid nii tavakodanikena kui ka ettevõtjatena ja ei väsi kordamast. Tõenäoliselt on meil jäänud 2 aastat, ennem kui me läheme IMF-i kontrolli alla, siis kaob ka igasugune võime viidata, tugineda Eesti Vabariigi põhiseadusele ja siis me oleme hääbunud nagu liivlased. Suur tänu sulle, Raivo, väga sisuka ja vajaliku jutu eest. Aitäh sulle veel kord. Aitäh sulle, Toomas. Ja aitäh teile, head raadiokuulajad. See oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.